No tere jälle kõigile minu kanali jälgijatele, kuulajatele, vaatajatele, tellijatele. See on täna nüüd teine video. Esimene oli natukene selline pidupäevahõngulisem ja lühem, see tuleb ilmselt natukene pikem. Ja kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis ma olen väga pikalt mõelnud, et ma ei räägi sellel teemal mitte midagi, aga ma ei saa rahu. Ja keegi peab seda tegema. Ja nüüd ma otsustasin, et ma tulen sellega ikkagi lagedale. Et see kannab nüüd alapealkirja, baroness Meeri rääkiv raamat alapealkirjaga Totukuult. See on selline huvitav pealkiri, Totukuult, aga alapealkiri, ütleme siis veel kord selle alapealkirjaks ma paneksin avalik pöördumine Hillar Kohvi poole. Ma ei teagi, kust alustada. Miks mul tekkis selline mõte üldse, et ma peaksin sellel teemal sõna võtma, oli see, kui ma nägin Hillari juubeli videoid, mis oli tehtud siis seal Pärnu Trahteris Postipoiss 10. juulil. Ja kui ma siis seda juubilari seal vaatasin nendes videodes, siis esimene mõte, mis mul pähe tekkis, oli Totukuult. Sest juubilar nägi täpselt välja nii, nagu teda oleks kusagilt, ette teatamata teda kusagilt mindud ja kinni haaratud ja viidud teda ja pandud sinna üritusele. On üks selline ütlemata, pesemata, kusemata, kammimata. Vabandust väljendust eest, räägime otse. Need on kõik eestikeelsed sõnad. Ja täpselt seda ta ju oli. Ja see, kuidas ta ennast üleval pidas, ta käitus ka nagu just, kui ta ei saakski aru, mis siin toimub. See tekitaski minust selle mõtte nagu Totukuult. Ma usun, et tema sõbrad, kes seal sünnipäeval olid, nii Arnold kui ka Marko ja kõik need teised, eks ole, Marko ütles ju suisa otse välja, aga kus on glamuur? Tema oli just äsja Pariisist tulnud ja tema oli selle Pariisi glamuuriga harjunud, aga ta ei olnud paraku harjunud viinahaua glamuuriga, ta ei ole sellega tuttav ilmselt. Ma tean, et Arnold on käinud viinahaual, aga Marko vist ei ole viinahaual käinud, nii et ta ei ole ilmselt selle viinahaua glamuuriga tuttav. See oli omaette glamuur. Ja hilisemas postituses kuskil ma nägin, et millised olid muljed, see oli vist tema Hillari enda blogis, et siis nagu järgmine kord võiks panna jalga püksid ja ennast ära kasida, juuksed ära kammida. Kui te nüüd mõtlete, et inimene elab maal, eks ole, ja üksipäini ja naist tal ei ole ja kes talle võib-olla nõuandeid annaks ja võib-olla tal ei ole viisakamaid riideid selga panna. Seda juubelit oli ju nii pikalt ette kuulutatud ja reklaamitud, eks ole, ja selleks ajaks oleks jõudnud ennast korda teha, et sinna üritusele minna. Mu jutt võib jääda täna natukene hakitud siit ja sealt, ma tegin küll väikse spikri, aga ma üritan ikkagi kõigest, mis mul hingel on olnud, kõik see aeg sellest ajast peale, sest see oli minu jaoks totaalne šokk teda sellisena näha. Totaalne šokk. Ja ma ei ole sellest šokist siiamaani üle saanud. Ma olen võidelnud endaga, et ma ei võta sõna ja ma ei räägi, aga lähme tagasi sellesse aega, mis ajast mina teda tunnen. Meie oleme Hillariga tuttavad kirjasõbrad juba, ma arvan, mingi 40 aastat. Kui ma nägin neid viimaseid fänne, kes tal käisid seal külas ja külakosti viisid talle, siis need ei olnud sellel ajal veel sündinudki.
kui meie Hillariga juba tutvusime, kui me omavahel kirjutasime, kui ma ei eksi, siis Hillar vist isegi korra plaanis mulle külla tulla, aga Jõgeva ja Pärnu bussiühendus oli väga kehva tol ajal ja millegipärast jäi see plaan katki, aga mul on nagu ähmaselt meeles, et Hillar isegi plaanis mulle Jõgevale korra külla tulla. Mina Viinaamale jõudnud ei ole. Ja ega mind sinna eriti ei tõmba ka, võib-olla, no mine sa tea, iial ära ütle iial. Aga me oleme vahetanud temaga mõtteid, igasuguseid, ja ma ei ütle, eks, et ta nüüd rumal on ja et tal ei ole õigus kõiges, millest ta räägib, aga tema väljaütlemised ja viimastel aastatel on kuidagi väga imelikud. Ja see on mind ausalt öeldes teinud isegi natuke murelikuks. Ja noh, nagu ma ütlesin, et nähes teda, ma eeldasin, et ta läheb oma juubelile siiski pestult ja kasitult ja nagu 60-aastasele härrasmehele kohane, aga jah, paraku. Ja kui te nüüd tõesti arvate, et tal ei ole viisakamaid riided selga panna, siis te eksite. Sest mina isiklikult olen saatnud temale väga palju erinevaid kingitusi, milledest osadest on ta teinud tänuvideoid ja on tänanud, eks ole. Noh, tänamine on üks asi, kui sa saad paki kätte, saad tänad, aga teistpidi minu jaoks on tänu see, kui sa kas kannad seda, mis ma sulle saadan. Mitte selleks, et sa paned selle kusagile nurka kilekotti või voodi alla või ma ei tea kuhu, eks ole, või võib-olla hoopis müüd maha. Ma ei tea. Mõned asjade puhul on mul jäänud mulje, et äkki need ei ole läinud kasutusse, sest äkki need on jõudnud kusagile kellegi teise kätte selleks, et natukene raha saada, ma ei tea seda. Ma kahtlustan. Aga võib-olla mu kahtlused ei ole õiged, no see selleks. Ma olen näinud ju, mismoodi ta käib, ei saa öelda pintsaklipslane tema kohta. Ta käib pintsakus igal pool. Ilma lipsuta, ma ei ole lipsu veel tal ees näinud. Nii et ta ei ole pintsaklipslane, ta on lipsuta. Ma ei oskagi öelda, mis sõna sinna tuleks taha panna. Aga dressipüksid jalas. Ja plätud jalas. Tavaliselt need aias, millega mina käin aias töid tegemas, temal on nendega, läheb tema linna kontserdile, läheb Anne Veskit õnnitlema nendega ja nii edasi. Noh, mul viskas üle mõned aastad tagasi see teda sellisena näes ja ma saatsin talle, ma tean ju, et ma olen näinud teda, et ta on nagu kogukam, eks ole, ja ma olen erinevatele meestele erinevates kaalukategooriates aastate jooksul juba maast madalast tegelikult olen ma ostnud riideid erinevaid ja ma ostsin ka temale siis 2 paari viigipükse, mis on sellise kummivärvliga, nagu stretch püksid ja nagu kummivärvel, mis annab nagu järgi, eks ole. Ja kui ei meeldi sulle kanda püksirihma, siis saatsin ma talle ka traksid, et nendega on siis mugavam, et need püksid sul maa ei kuku. Et tal on kõik olemas, ma olen saatnud talle särke, ma olen saatnud talle kõikvõimalikke asju. Aga neid seljas ei ole, ma vist ühte kampsunit korra nägin. Ja Jopet ma nägin ka, kui ta eelmine aasta septembris, kui see mingi telesaade oli, siis ta seal esines ka niimoodi, et ei olnud nii kuum aeg, aga see oli see talvejope tal seljas ja paks kampsun allas, siis oli ta seal nagu kubujuss. Ja talvesaapad olid ka jalas ja talvesaapad, mis ma talle saatsin, need olid tal jalas ja talvejope ja paks kampsun ja ma ei tea, kui palju neid särke seal all oli. Nii et seda videot nähes oli ta nagu mitte minu kommentaar, vaid ka ühe tema enda sõbra kommentaar, ütles ta oli nagu kubujuss. Ma olen saatnud talle ka juukselõikamise masina. Sest ükskord ta kurtis, et käis juuksuris 9 eurot läks ja siis ma saatsin, et üsna ühiksed olid need juuksed, ma ütlesin, et sobib sulle päris hästi, et sa ei peaks juuksuri peale raha raiskama, ma ostan sulle või saatsin talle sellise juukselõikamise masina, millega saab siis ise lõigata erinevates pikkuses, nii juuksed lõigata, kui kaela ajada, kui habet ajada, kõik.
Et no kui sa ise ei saa, ise ei oska, siis mine siis venna juurde või 2 korda nädalas käid sa seal toidupangas, et seal võib-olla keegi aitab sul siis, siis sind ära pügada, eks ole, see ei ole keeruline, seal ei ole mitte midagi keerulist. Aga noh, ma ei tea, mis sellest masinast saanud on, sest näha ei ole, et seda masinat kasutatud oleks. Igal pool videotes, mis oli nii seal 10. juulil tehtud kui ka 9. augustil, tema enda sünnipäeval, igal pool olid tal juuksed karvased, juuksed pikad, kammimata, kael oli karvane, seda ei olnud aetud, ma ei tea, mis ajast peale. Ja noh, pesemise kohta ma ei oska öelda, ega tal ju kodus pesumise võimalust ei ole, aga noh, kusagil ta ju ikkagi ilmselt käib, võib-olla siis seal toidupangas pesu pidi ta seal toidupangas pesema, nagu ta mulle öelnud on. Aga selles mõttes, et kõik oli nagu olemas ja see pintsak, mis tal seljas oli, seal juubeliüritusel, no tal on viisakamaid pintsakuid. Et tõepoolest jäi nagu mulje, et ta oleks kusagil nagu kartulivagude vahelt, nagu üks inimene mulle ütles, et justkui kartulivagude vahelt otse sinna peole sattunud. Totu kuuld. Aga vähemalt ta sai sooja süüa. Miks ma sellele vihjasin nüüd? Jah, ma olen olnud 40 aastat kuskil oleme me olnud kirjasõbrad. Vahepeal ma kolisin siia Inglismaale ja mul olid siin omal rasked ajad ja siis ma ei tohtinud kellegagi suhelda. Et minu asukohta välja ei selgitaks, sest politsei ei olnud võimeline mulle kaitset tagama ja mind kaitsma, nii et seetõttu ma olin sunnitud igasugustest tuttavatest sotsiaalmeediast ennast nagu eemaldama, ja ei suhelnud ma ka siis temaga, siis me hakkasime küll uuesti suhtlema, aga nüüd ma mingil ajal kustutasin ta oma sõbralistist ära, sellepärast, et mulle hakkas nii kohutavalt vastu tema keelekasutus, kuidas ta kasutas, miks teda ikka ei kajastata kusagil ja kõik, keda kajastatakse, need sõnad, mida ta kasutas, mõtlesin, ilmselt ta nagu trügib sinnakohani, et ta tahab ka kohtukoridorides käima hakata. Et niimoodi nüüd öelda selliseid sõnu kasutades nüüd nende inimeste kohta, kes on praegu populaarsed, eks ole, kellest kirjutatakse, kellest räägitakse. Ma tõepoolest on väga raske siin asju sõnadesse panna. Et tundub, et see kuulsuse janu on tal ikka nii kohutavalt suur, Hillar. See on sul niivõrd suur, aga sa ei ole enam nii kuulus. Lase sellest lahti, sa pead sellest üle saama, muidu sa lähed hulluks. Mis tundemärke on juba praegu märgata tegelikult. Mis puutub nüüd sellesse söögisse, eks ole, ja üks asi see, et ta hakkas postitama neid vanu postitusi, mis olid ammu tehtud, kus aga natukenegi Hillar Kohvi mainiti, see oligi tema jaoks oluline, et peaasi, et ta kuuleks kusagilt ekraanilt, raadiost või kust iganes oma nime. See on natukene patoloogiline. See pole normaalne enam. Ja mul viskas see nii üle, et iga kord, kui ma tegin Facebooki lahti, ma näen, oi, Hillar Kohv on jälle postitanud, oi, vaatan jälle, oi, jälle mingi 10 aastat tagasi, 14 aastat tagasi, ma ei tea, kui palju aastaid tagasi. Ma ei tahtnud seda näha. Ja sellepärast ma blokeerisin ta nagu uuesti ära. Hiljem tegin ma nagu uuesti lahti küll, mõne kuu pärast, et näha, et mis siis toimuma hakkab, eks ole, või mis seal toimub, et kas on asi paramuse poole läinud või ei. Ei. Teine põhjus oli ka selleks veel see, et mis mind tema jaoks nagu, mis mind tema puhul, enda puhul nagu väga alla viis ja täiesti nagu nulli, oli see, kui tal käis üks, ma ei hakka nimetama, üks inimene külas, kellega tehti ka intervjuu, mida oli ühes raadiojaamas ka nagu lasti. Ja kui ma siis sealt, kui teal siis küsiti, et tema söögi kohta, söömise kohta, eks ole, mida ta nagu sööb, eks ole, ja kui ta vastas siis sellele, et ma olen nii laisk, et ma ei viitsi isegi süüa soojendada. Ma olen nii laisk, et ma ei viitsi süüa soojendada.
ammu siis veel teha, kui sa ei viitsi isegi soojendada. Mis nüüd sellesse puutub, siis olen mina saatnud talle ka hulgaliselt lauanõusid, korralikke, potte, panne, igasuguseid köögitarvikuid, et tal oleks korralikud olemas laudlina ja no kõik sellised asjad, et tal oleks korralikult, võib-olla see oli üheks jõuludeks, et tal oleks võimalik katta endale korralik laud. Ja kui ma küsisin, et millega sa süüa teed, eks ole, mille peal, eks ole, kuidas, eks ole, siis ta ütles, et tal on puupliit ja tal on elektripliit. Aga ilmselt ta neid ei kasuta, sest mikrolaineahju tal ei ole. Et sellest saaks kiiresti soojendada, aga ta ju ei viitsigi. Nii et need 3 kilo makarone, mida need viimased fännid talle sinna viisid, ma ei tea, need makaronid jäävad ilmselt keetmata, et makaronid, et sa nälga ei jääks, on ju. Need jäävad ilmselt keetmata, sest ta ju ei viitsi neid keeta. Kokk käis tal kunagi külas, jah. Tegi makarone hakklihaga. Need potid ja pannid, mis seal laua peal näha olid, need olid jah, sellised, eelmise sajandi alumeeniumid. Ja sellepärast ma talle saatsin ka korralikud lauanõud. Noad kaaflid, klaase, pokaale, kohvitasse, kõik võimalikke asju, kausse. Ja ma ei hakka kõiki asju üles nimetama. Ta ei ole kõigest teinud ka neid videoid ja tänanud mind. Tänas muidugi jah, eetriväliselt küll, aga Hillar, nii laisk ei saa olla, et sa ei viitsi endal isegi süüa soojendada. Sa ei viitsi koristada. Võib-olla asi ongi selles, et sa ei leia, kui sa ei viitsi süüagi soojendada, koristada ei viitsi sa ammugi mitte. Sest kui ma vaatan seda, kui mul on meeles see video, kus see kokk tuleb külla, kui Anne Veski sul seal külas käis ja kus seal kokati ja kui Anne Veski käis siis toas ringi sul seal ja küsis siis su käest, et kas sa siin kunagi koristad ka või? Kui sa siis ei viitsinud koristada. Ja seal nüüd see pilt, mida sa nüüd paar päeva tagasi avaldasid, seal oli, et emad oli appi koristama. Ja kui siis Anne Veski küsib selle pärast seda, kui ema oli sul abis koristamas, et kas sa siin kunagi koristad ka või? Ma nägin, et selles videos ma nägin, et sul oli peeglilaud samasugune, umbes nagu mul oli siukene vanaaegne. Aga ilmselt on selle peeglil nii paks tolmukord peal, et sa ei vaata sinna. Või kui sa vaatad, siis sa ei näe sealt midagi tuleb. Seal mingi kõver pilt või mis seal ette sulle tuleb. Et kui sa vahel vaataksidki korralikult peeglisse, milline sa praegu välja näed. Sest sa ütled, sa oled 43 aastat olnud meediastaar ja sind nüüd ei kajastata. Nüüd on uued inimesed, keda nüüd kajastatakse. Sind kajastati omal ajal, on ju. Me kõik jääme vanemaks ja ega me kõik aeg liigub edasi, tulevad uued inimesed peale, uued staarid, uued kuulsused. Sa ei ole enam kuulus, sa oled kuulus küll teatud mõttes. Omal ajal sa tervitasid Elmari raadios, siis oli vist iga õhtune, et kui ma õieti mäletan, olid iga õhtu need õnnesoovisaated ja siis sa pea iga õhtu seal tervitasid Anne Veskit ja mina olin kohe Anne Veski järel teine, keda sa siis tervitasid ja neid laule, mis sul siis ikka lasti. Sa ei kujuta ette, kui palju mind selle eest näägutati. Ma töötasin siis üsna kõrgel ametikohal. Kui palju mind selle eest näägutati, et ma sinuga suhtlen ja et sa mind seal tervitad. Aga ma püüdsin sellele vastu hakata, ma ütlesin, ma suhtlen iga inimesega, minu jaoks on kõik võrdsed. Ole sa president või ole sa kohtunik või ole sa kes tahes, eks ole. Et minu jaoks on inimesed võrdsed, mina võtan neid sellisena, nagu nad on ju. Ja keegi kirjuta mulle ette, kellega mina võin suhelda. Üks kett ei ütle, kellega ma võin ja kellega ma ei või. Ja eks ma olin noorem ka ja kannatasin selle välja, kuigi mind näägutatakse siiamaani. Miks ma ütlesin sulle hiljuti, et lõpeta minu tervitamine ära, eriti oma viinaaua hümniga? Sest sinu jaoks ei olnud oluline tervitamine,
Sinu jaoks oli oluline see, et selles raadiojaamas kõlaks sinu laul. Aga et see kõlada saaks, siis kasutasid seda, et ma tervitan siis ka ühtlasi, on ju. Hiljem ma palusin ära lõpetada sul ka tervitamise selles Vikerraadios. Ma tõepoolest ei taha, et sa mind tervitad. Mul on kvillang kõigest sellest. Ma olen niivõrd sinus pettunud, et sul on piisavalt aega kodus. Sa käid 2 korda nädalas ainult seal toidupangas. Ülejäänud aeg oled sa ei kodus, tööl sa ei käi. Süüa sa ei teha ei viitsi, soojendada ka ei viitsi. Mida sa teed seal kodus? Ma saatsin sulle ka murutrimmeri, et maja ümbrust need seal sõbrad käisid, sul üks video oli, kus sõbrad käisid niitmas. Ma saatsin sulle ka murutrimmeri, mida ei ole vaja kätega kanda, vaid maa peal saad lükata, eks ole. Et sa saad ise vähehaaval, et ei pea vikatiga niitma, et sa saad ise vähehaaval. Sa ilmselt ei viitsi. Eelmise aasta sünnipäevaks tahtsid sa, enne sünnipäeva hakkasid sa mänguma, et sul on redelid, kust saaks odavat redelit, on ju. Ma saatsin sulle odava redeli, sa ei öelnud, millist redelit sa tahad. Ma saatsin sulle selle odava redeli. Mitte odava redeli, vaid kõige pikema. Aga ta ei olnud eriti odav. Ja siis sa vingusid, et lühike on. Ma vihastasin selle peale ausalt öeldes. Ja siis ma ütlesin, kui sa tahad midagi saada, siis ütle, mida sa tahad saada. Aga ära pärast vingu, on ju. Said odava redeli ja mis ei olnudki nii väga odav, on ju, aga maksimaalne selles redeliklassis oli ta maksimaalne pikkus, pikemat ei olnud. Tol hetkel vähemalt. Hiljem läks mul viha üle, ma ostsin sulle uue redeli, mida on võimalik siis nüüd erinevates kujundites, kui palju sa teda kasutad või mille jaoks sa teda üldse vaja oli, ma ei tea, aga need said sa minu käest eelmine aasta sünnipäeva kingituseks. 2 redelit. Selle eest sa muidugi tänasid mind ka, on ju, uhkelt, aga kui palju sa neid kasutad või kus nad sul vedelevad või mis sa nendega teed jälle kuskil räästal, ma ei tea. Võib-olla ma ei tahagi teada tegelikult. Mida vähem tean, seda vähem ärritun. Siis sa kutsusid kõiki üles, et mul tuleb sünnipäev ja tehke mulle kingitusi ja kandke mulle raha ja üle 2 päeva tuli selliseid tervitusi seal YouTube'is. Erinevad, mul tuleb ikka sünnipäev ja siis, et tervitage mind nüüd või seal Vikerraadios on kohe võimalik teil tervitage mind, tervitasid ennast sa ise. Ei näinud ma ka neid, et sul oleks neid fänne sel aastal seal nii kohutavalt palju olnud, kes oleks sulle neid kingitusi sinna toonud sinna laua peale. Et mõningad tuttavad siis käisid ja õnnitasid ja tõid ja selline mangumine ei ole ka ilus. Sa käitud nagu väike laps. Eile oli Arnold Oksma sünnipäev. Ma ei ole näinud, et Arnold on ka minu sõbralistis. Ma ei ole näinud, et Arnold oleks mangunud, et kuulge, mul tuleb sünnipäev, tehke mulle kingitusi, kandke mulle raha. Ja ta oli nii siiralt rõõmus õhtul, kui ta tänas kõiki õnnitlejaid ja tal oli neid, ega ma sinuga olen ma Hillar suhelnud ligi 40 aastat. Arnoldiga hakkasin ma suhtlema siin mõned aastad tagasi, kui minu arvamus temast kardinaalselt muutus. Ta on alati hoolitsetud, pestud, kammitud, korralikult riides. See, et ta hüperaktiivne on, super. See on tema omapära. Päikese poiss. Aga kõige selle taga on ka varjatud sisemine valu, mida ma tunnetan. Aga mida ta välja ei näita. Ja ma ei ole ka kuulnud, et ta oleks kellegi kohta midagi nagu halvasti öelnud, nii nagu sina oled hakanud ütlema kõigi kohta. Ta käib tööl, ta teeb tervitusvideoid,
ta käib esinemas, ta teenib raha. Ta on väga tubli. Sina istud Illar seal internetis kodus, teed videoid, palud, et sulle tuuakse, tehakse, antakse. Näita ise initsiatiivi ülesse. Sa oled kangesti uhke selle üle, et sul on nii palju blogis, et sul on nii palju blogi jälgijaid, on ju. Anna andeks. Kui palju nendest on tõsiseid sinu fänne, kes on tõesti sinust isiksusena kui fännina huvitatud? Palju on seal selliseid, kes jälgivad sind ja pihku peenikeselt naeravad? Ja ma arvan, et ma ei eksi. See on kurb tegelikult. Sul on hea meel, sest numbrid on suured, aga mis seal taga tegelikult on? Oled sa ikka nii populaarne? Postitasid jälle ühe postituse, kus 5 aastat tagasi, kus et aiamaja. Pange kokku ja tooge see siia mulle siia viinauale ja saate ise ka tulla siia ja miks sa arvad, et kusagil vedeleb mingisugune hunnik materjali, et sulle kokku panna aiamaja? Sa said 60-aastaseks. Sa oled rohkem kui 5 aastat mangunud endale aiamaja. Sauna. Peldikut näitasid hiljaaegu, kui nägin ma mingid videod, kus sul oli seal peldik kokku kukkumas. Võtta haamer kätte, võtta materjali ja kõpitse midagi. Aega sul ju on. Aga nüüd arvad, et keegi peab kusagil sulle kokku panema mingisuguse aiamaja. Või jaa, sa oled modelliks nõus hakkama. Ütle mulle, Hillar, kes sinu välimusega, millist reklaami sa teeksid? Üks tuttav ütles mulle niimoodi ühte sinu pilti nähes, mis sa avaldasid, jälle mingi vana pilt oli, see oli vana pilt, eks ole, aga juba seal olid sa selline, jah. Et see pilt on nüüd selline, millega vanemad saavad lapsi hirmutada. Siinkohal ütlen ma ühe sellise loo, et mul oli onunaine. Nii kuradi kangust täis, et anna minna. Ja üks noorematest poegadest vihastas ta välja ja siis ta ei käinud enam toast väljast, ta ei käinud vetsus, ta ei käinud kusagil, ta oli lõpuks täies pesemata. Tütar viis selle ainult pange sinna tuppa, eks ole, ja tühjendas seda, et sinna hädasid teha. Ja kui siis sõbrannad käisid tal siis sünnipäeval ja nägid, millises olukorras ta olid hästi paksud juuksed, aga neid ei kammitud ja need olid täiu täis, eks ole. Ja eks ta siis haises, ise oli ta ju pesemata ja kui need sõbrannad tulid siis minu ema juurde, et kuule, ta on ikkagi sinu vennanaine. Ja kas siis nüüd nii palju ei saa, et teda ära kasida ja pesta, eks ole. Aga ta oli nii kange, et ta ei olnud nõus minema. Minu ema võttis siis ühega nendest tema poegadest, tal oli 8 last, võttis ühendust ja see võttis siis kokku poisid ja läksid siis poistega ühel päeval sinna, ühel laupäeval ja ütlesid talle, et tuled, kui sa vabatahtlikult ei tule, siis me viime sind vägisi. Peseme su puhtaks, kasime su puhtaks. Aga tema poeg oli siis kuskil mingi 6-7 aastane, kes oli väga palju meie juures. Ja siis ta tuli pärast seda vanaema saunatamist ja kasimist. Ta tuli meie juurde ja ütles niimoodi, tead tädilaine, vanaema toodi sauna. Issand, milline ta välja nägi. Et kõigepealt nad ajasid tal juuksed peast ära, et need täied sealt maha saada nolliks, eks ole, pesid ta puhtaks, on ju. Hambaid tal ka suus ei olnud, on ju. Et võt see oli, et kui sa, ja sellega siis hirmutatigi last, eks ole, et võt kui sa enda eest ei hoolitse, siis sa näedki, hakkad välja nägema selline. Kui sa hambaid ei pese, siis sul kukuvad hambad suust ära ja sul ei ole hambaid ka enam suus, millega sa süüa saad. Ja kui me nüüd, Illar, kui me nüüd vaatame sind või ükskõik, kes sind vaatas seda juubelivideos või kus iganes, kus riided. On sul olemas korralikud riided, selga ei pannud, võib-olla sa ei leidnud ülesse. Juukseid kammida,
lõigata, oleks ju võinud, ei kamminud, ei viitsinud. Et sinu välimust vaadates sobiksid sa tõepoolest sellisesse reklaami, kus vanemad saaksid lapsi hirmutada, et kui te ennast ei kasi, kui te enda eest ei hoolitse, kui te ei pese hambaid, kui te ei tee seda, kui te ei tee teist, kui te, vot siis te hakkate välja nägema sellised. Aga ma ei usu, et ükski firma hakkaks selle peale nagu raha kulutama, et sind sellisesse reklaami panna. Arnold ja Marko teevad tervitusvideoid. Nad on alati korralikud. No Markol on eriti firma riideid ja värgid, et ta on küll natukene värvikas omaette, see on tema stiil. Auja kiitus talle selle eest. Et temasse olen ma ka hakanud hoopis teistmoodi suhtlema kui kunagi varem, kuigi mulle see, millega ta tegeleb, kuigi mulle see ei meeldi. Ma ei ole strippimise fänn, eks ole. Aga kuuldes teda ja nähes teda normaalselt rääkimas normaalse inimesena, siis on mul temast hoopis teistsugune arvamus ja see stripivärk ja selle ma kannatan välja, selle ma kirjutan sinna taha plaanile, eks ole. Ja ma tooksin sulle sul on 2 sõpra, kes on sulle eeskujuks. Ja muidugi nemad ei ole ilmselt sellised, kes nad on nii palju delikaatsed, et nad ei võta sulle seda ütelda, mida mina sulle praegu ütlen. Pese ennast puhtaks, kasi ennast puhtaks, hoolitse enda eest. Sa said 60 aastat vanaks, Eestis on vist võimalus ka proteese suhu panna. Tee enda välimus korda, hoolitse enda eest, hoolitse oma kodu eest. Natukenegi sul aega on. Ja võib-olla siis tuleb sul fänne juurde ja võib-olla siis hakatakse sinult ka tellima tervitusvideoid, kui sa näed korralik välja, aga kui sa näed välja nagu kusagi põrgupõhja uus vanapagan. No kes tahab sinu tervitust kuulda või näha? Sorry, anna andeks, mitte keegi. Võib-olla väga üksikud või kes on samasuguse mõtlemislaadiga. Esinemas käisite, mul on jäänud nagu kõrva, käid sa ka vahel koos nendega esinemas, et kusagil jäi teil minemata sellepärast, et kas pidite Soome minema või kuna sina ei istu lennukisse ega istu laeva peale, kuskil ei lähe, ainult bussidega ja rongidega ja niimoodi. Rongiga sa vist ka ei ole sõitnud, eriti bussiga ja võib-olla autodega siis sõidutatakse härrad ringi. Aga jäi kusagile mingile esinemisele minemata kõigil sellepärast, et sina ei olnud nõus laevaga vist sõitma või lennukiga sõitma. Eks igalühel võivad olla mingid foobiad. Ja ega siin ei ole kellelegi midagi ette, kes kardab kõrgust, kes kardab mehi, kes kardab naisi, kes kardab lapsi, kes kardab koeri, kes mida kardab, eks ole. Mina kardan näiteks hiiri ja rotte, kuna mul on lapsepõlves kuskil istusin vetsus oma ette, teadagi, kui sa istud seal ja sul äkki, meil oli aken seal ja aken oli lahti ja kui siis akna pealt hiir hüppas mulle põlve peale. Vot sest tähest saadik mina kardan hiiri ja rotte. Et igaüks, kes mida kardab, eks ole, aga sellest võib ju ka üle saada. Hea küll, kui sa lennukis ei taha minna, lennuk kukub alla, aga laeva peale, ega need laevad kõik ju põhja ei lähe, on ju. Aga ega ei peagi ju. Viinaval sa seal käisid, sul on vist jalgratas, millega sa käisid ja sõitsid, et vennal on sul vist see mopeed, millega ta sõidab, aga mis ma tahan nüüd lõppkokkuvõttes öelda, eks ole, et kunagi sa postitasid ühe vana kinga, kõrge konsaga kinga ja ütlesid, et kust saaks selliseid odavaid kingi, kõrge konsaga kingi. Ma ostsin sulle 2 paari kõrge konsaga kingi, mustad ja pruunid. Ja palusin, et sa teeksid pildi, kui need sul jalas on. Seda pilti ei ole ma siiamaani näinud, 2 korda olen küsinud.
mis neist kingadest saanud on, kas sa müüsid need maha või nad on sul kuskil kilekotis või voodi all, noh voodit sul ei olegi, diivani all või kus nad sul on, et noh, nüüd oli sul juubel, ma mõtlesin, et äkki sa paned nüüd juubelile need kõrge konsaga kingad jalga. See oli minu ootus, see oli minu lollikese ootus, et äkki sa nüüd oma juubelile lähed, paned need kõrge konsaga kingad ühed nendest jalga ja viigipüksid ja võib-olla isegi lipsu ette. Oh god. Ei ole mina näinud neid kõrge konsaga kingi sinu jalas. Ja ilmselt ei näegi. Ja ma arvan, et keegi ei ole seda näinud. Siis oli küll jah, talveaeg, ütles, et talv on väljas ja praegu ei lähe kuskil, et kevad tuleb ja suvel, aga ma kahtlustan, et sa ei ole käinud, sa käid ikka dressipükstega. Dressidega võib ju küll käia ja kui nad on sul korralikud dressid ja miks mitte, on ju igasugu brände, igasugu noh, võib, aga pinsak ja dressipüksid, no ja kui on korralikud siuksed firma dressipüksid, miks mitte, on ju teatud sorti pinsakuga. Võib ju ka niimoodi disainida. Aga võib-olla sa peaksid tegema oma fännidele, kui sa ütled, et sul on neid tohutu palju, on ju. Tee üleskutse. Või kuulevad su fännid nüüd seda siit minu kaudu, eks ole, et seda aiamaja tahaksid saada. Ma saan aru küll, milleks sa seda aiamaja tahad, saunaga aiamaja tahad saada, eks ole, kus oleks ka WC sees, et sa saaksid siis sinna aiamaja elama kolida. Sest noh, vana maja ja noh, ilmselt seal noh, ahju kütta sa ei saa, on ju. Ja kui ma sulle eelmisel suvel ütlesin, et äkki sa peaksid mõtlema selle peale, et laskma oma ahju ära remonti, siis ütlesid, sul ei ole vaja, et pliit ja truub kütavad ära, aga sinna tuleb ju puid alla panna, ma ei tea, kas sul neid puid on või? Väidetavalt sa ütlesid, et sa kütad puhuriga, sa tahtsid endale mingit konvektorit osta ja ma soovitan sul seda osta, kuna sellel ei olnud seda regulaatorit peal. Ostsin sulle ise ühe sooja anduri ja sa ütlesid, sa ei ole seda järgi pannud, et ei ole nii külma ilma ei ole olnud veel, eks ole. Sa kütad elektriga oma elamist ja siis sa vingud. Et sul on elektriarve nii suur, et see võrgutasu on suurem kui elektriarve kuus. Kuu elektriarvet alla 10 euro. 4, 5, 6 eurot olen ma näinud sinu elektriarved. Kuidas on võimalik terve kuu ära elada? Kui ma olen kuulnud, et Eestis on elekter väga kallis, kuidas on võimalik ära elada sellise elektriga küttes maja ja sellise kuluga ainult? Ja siis vinguda, et võrgutasu on jah suurem. Võrgutasu on jah suurem kui see kulu, elektrikulu sul. Aga kuidas see kulu sul nii väike saab olla kuu ajaga? See on anna andeks, see on minu 2 päeva kulu. Mul kulub 2-3 päeva, noh talvel isegi jah, 2 päeva, suvel natukene vähem. Et noh, ma ei tea, kust sul see elekter tuleb või kas sul on oma generaator, millega sa elektrit teed või noh, tundub, et sellest elektrisüsteemist sellesse elekter sul küll ei tule. Sest nii odavalt ei ole võimalik läbi ajada, kui teised maksavad sadades ja kümnendites. Aga noh, see pole minu asi. Aga lihtsalt vastu hakkab ka see ja selle peale on sulle ka öeldud, eks ole, et sa kogu aeg vingud selle arve pärast, et võrgutasu on suurem, jälle kolossaalselt suur. Võrgutasu on suurem kui elektrikulu. Vingu vähem. Ja tegutse rohkem. Ma ei ütle, et kõik, mis teemal sa sõna võtad, et kõik on vale, eks ole. Noh, tasuta, kõike tahad tasuta, kõik ei saa ju tasuta. Tasuta asju ei ole olemas. Saab küll tasuta mõningaid asju ja sa oled saanud ka. Aga ühel hetkel on sellel lõpp, on ju. Ja nagu sa nüüd isegi aru said, et minul ei jagunud sinu sünnipäevaks isegi õnnitlust. Kuigi me oleme nii vanad tuttavad. Ja mul ei tulnud hetkeks ka pähe,
et ma peaksin sind õnnitlema, sest ma olen sinus niivõrd pettunud. Kurb. Ääretult kurb. Aga ega keegi ei saa sind sundida millekski. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et võib-olla miski asi siiski jõuab sulle siia kahe kõrva vahele. Kui mina, kes ma olen niivõrd ammune tuttav sulle ja kes on sulle nii palju asju kinkinud ja saatnud, et sul on kõik olemas ja sa ei kasuta neid. YouTube'i tänu ei ole piisav selle jaoks. Minu jaoks ei ole see piisav, minu jaoks on piisav see, kui sa ka kannad seda, mis ma olen sulle saatnud, kui sa kasutad seda, mitte et ma olen saatnud sulle kasutuid asju. On üks selline ütlemine, ma ei taha seda nüüd võtta või öelda selliselt, et see oleks nüüd sõna-sõnalt öelduna, aga on üks selline ütlemine, et sigade ette pärleid ei loobita. Pärleid ei ole ma sulle kõnkinud ka. Ja seaks ei saa ma sind ka nimetada, kuigi on ju ka üks selline ütlemine, et kõik Eesti mehed on sead, on ju. See on ka läbi lillede või ma ei tea mille või kelle poolt öeldud, eks ole. Et ma ei taha nüüd siinkohal kedagi solvama hakata või öelda, eks ole, need on lihtsalt see, ma ütlesin seda selleks, et on sellised ütlemised, et miks sigade ette pärleid ei loobita, on ka ma olen sulle ostnud ilusaid asju, sa ei kanna neid. Miks? Korralikke lauanõusid, korralikke asju. Ma olen sulle ka süüa saatnud ju Selverist. Erinevaid sööke, eks ole, salateid ja värke, mõningaid asju tuli soojendada, ilmselt sa neid ei soojendanud, ma ei tea. Ma ei tea, mul ei ole lihtsalt sõnu. Et kui need sinu fännid tõenäoliselt nagu ei tea, eks ole, et sul need asjad olemas on, aga mina tean, et sul on. Ja sellepärast ma võtsin ka julguse, et sulle öelda ja sulle koputada kusagile. Et võta ennast käsile, kasuta, tee ennast korda, näita, et sa ka midagi teed, mitte ainult ei oota, et keegi sulle tooks ja annaks. Tee ise ka midagi. Tee oma kätega ise ka midagi. Arnoldi podcastis oli näha, et sa saagi oskasid ka kasutada, küll jah. Paljud mehed ei oskagi paljusid asju teha. Mul oli ühel sugulasel oli Tallinna linnahärra oli ta siukene naine oli tal maalt pärit ja andis talle höövli kätte, et ole hea mees öövelda seda, nägid köögikappi ehitisivad seal, et naine põhiliselt ehitas muidugi, aga mees tuli, ma tulen sulle appi, eks ole, ja andis talle öövli kätte, et ole hea mees, et öövelda seda lauda natukene, sest tema ööveldab, ütleb, et aga laastud ei tule. Naine ütles talle selle peale, et ole hea mees, võtta see öövel õiget pidi pihkus, tulevad laastud ka. Ega iga mees ei oskagi tööriistu kasutada. Ja võib-olla ei peagi. Pintsak, lipslased, ei peagi, sina oled ju meil ka pintsak. Aga lipslata, lipsuta. Et jah. Ma ei venita seda videot enam pikemaks ja ma loodan, et see info jõudis kohale sulle. See võis küll kohati natuke segane olla, aga ma loodan, et see info jõudis sulle kohale ja kui sinu hulgalised vännid, eks ole, leiavad, et sulle see aiamaja võiks tulla, eks ole, ja tahavad toetada, siis kui neid fänne sul nii väga palju on, kui igaüks kannab sulle kas või 1 euro, siis sa peaksid juba ka saama ju selle, sa ütlesid sulle 1 miljon lugejad seal. Kui need lugejad kõik 1 eurogi sulle kannaksid, siis oleks sul ju mitu aiamaja juba kokku pandud, kokku klopsitud. Aga sa nüüd arvad, et kusagil on mingi hunnik materjali, mis ootab, et nagu sa ütlesid, et pange kokku see materjal on, pange see kokku ja tooge mulle kohale siia. Materjal ju ka maksab, eks ole, kuskil ei ole ju virnas ei oota sellised asjad, et
materjalile peale tuleb ka raha kulutada, on ju. Nii et ja võib-olla jah, üleskutse siis kõikidele fännidele seal miljonitele, kes te seal loete blogis ja kus iganes, et kandke kas või 1 euro Hillari aiamaja fondi ja võib-olla siis lõpuks Hillar saab ka selle võib-olla 65. juubeliks saab siis selle aiamaja kokku ka. Aga niikaua, kui mina ei näe mingisugust paranemise märke, et sa enda eest ka nagu hoolitseks, ise ka millekski kaasa aitaksid, ise ka midagi teeksid selle heaks, et sa midagi saaksid. Niikaua minu käsi ei tõuse ja ma siinkohal ka ei kavatse sind tagantjärgi õnnitlema hakata. Ma ei ole silmakirjalik, et ma teen seda asja selleks, et kõik teevad, ma ka teen. Ma ei tee seda selleks. Ma teen seda siis, kui ma tõesti tunnen, et ma tahan. Eile näiteks ma tahtsin. Ma pidasin pingsalt meeles, et Arnoldil on sünnipäev ja ma õnnitlesin teda. Aga sind paraku mul ei ole selleks fonde. Nii et ole terve ja tervitatud ja tule sellest totukuult rollist välja. Ja hakka normaalseks, tsiviliseeritud inimeseks. Ja siinkohal ma lõpetan.